ja kaotas ka 4. game ainult 2-punktilise vahega, et Võru võistkonnas siis veel võib-olla nii palju, et mõned mehed on siin nad puudu, et eriti tugevad kaotused tõenäoliselt on siin Andri Aganitsa näol, kes on siis noortekoondisega MM-kvalifikatsiooniks ettevalmistamisel ja samuti Robert Täht, et nende kahe mehe lisandumisel oleks olnud Võru täiesti Pärnule väga suur peavalu, et vähemalt eilne mängukäik niimoodi näitas. Ja Rakvere oli siin serveerimas päris suurt üllatust eile poolfinaalis, kaotades siis kohalikule Kuressaare meeskonnale 2-3 ja juhtides geimidega 2-0. Ja 5. game oli ka siis päris tasavägine, viimane kord oli viik tablool 10-10, et siis Kuressaare suutis oma paremuse ikkagi maksma panna, et siin Rakvere poole pealt vaadatuna Martti Juhkami tervislikel põhjustel pidi loobuma siis peale esimest game'i, et aga vaatan praegu mees platsil ja eile muidugi tabas siis Kuressaaret selline tõenäoliselt kõige suurem kaotus, mis üldse olla saab, et Keit Pupart 4. game'is läks päästma ühte palli ja põrutas Randme nii tugevasti ära, et diagnoositi mõra Randmes, käsi pandi kipsi, et nüüd tekivad ka suured küsimärgid koondise koha pealt, et kuidas see ranne paranema hakkab ja kui kuu aja pärast mängib Eesti rahvuskoondis siis Rakveres maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni, et kas siis Keit on seal või ei ole, et aga eks siin lähipäevad annavad sellele nagu vastuse, aga praegu mäng on käima hakanud ja Võru on seda 1-0 juhtima asunud. Kõigi eelduste kohaselt peaks tulema päris tasavägine mäng ja Juhkami viigistabki nüüd seisu 1-1. Sellest üritusest üldiselt rääkides seda, et tuleb ikkagi tunnustust avaldada siin Saaremaa meestele selle organiseerimise pärast. Eile põgusalt siis juttu ajades korraldajatega loodame, et nendel jätkub jaksu ja tahtmist seda tegelikult väga toredat üritust ka edaspidi nagu teha ja teisest küljest, kui see üritus organiseerida nii-öelda nädala sees või nädala pärast peale Eesti meistrivõistluste viimast finaalmängu, et siis seal oleks nagu selles mõttes ikkagi päris palju plusse, et see on sellist väga positiivset vastukaja leidnud vähemalt võrkpalliringkondades ja ka siis saavad kõik nii-öelda mängumehed, kus nad siis oma võrkpalluriteed on nagu alustanud, et tulla oma kodulinna eest nagu mängima ja teisest küljest ei ole palju sellist aega, kus siis nii-öelda tegevmängijad ja miks mitte ka edaspidi näiteks klubide juhtkonnad, nii-öelda juhatused, mänedžerid, et kogunevad ka Saaremaale ja saadakse natuke tööjuttu ajada ja reeglina iga klubi ju peale hooaega, kes vähe pidulikumalt, kes vähem pidulikumalt mõtleb oma hooaja lõpetamisel, et miks mitte seda asja organiseerida siin ka Kuressaares, et saavad võistkonnad teha eraldi oma asjad ja pärast ühineda siis selliseks afterpartiks, et nii nagu see täna siin plaanis on, et igati kiiduväärt üritus ja see võiks olla selline tore traditsioon. Aga vahepeal on Rakvere siin 4-2 ette läinud, et vaatame, kuidas mängukäik läheb. Nii, Rauno Tamme servimas ja Võrult natuke ebaõnnestunud vastuvõtt ja väike arusaamatus, et peale vastuvõttu lõpetati mängimine ära, et võrkpallis ja 6-2 on Rakvere ette läinud ja Võru meeskonnale ja muud üle, kui võtta väike järelemõtlemise aeg. Et võrkpall selles mõttes on hästi kiirete otsuste mäng, et võtame siin teised pallimängualad,
võtta siin korvpall või jalgpall, et seal kui magad õige momendi maha, et kas mingi söödu näol või siis viske näol, et siis sa saad ju natukene aja maha võtta, ja uuesti seda rünnakut üles ehitama hakata, kui pall on oma meeskonna valduses, aga võrkpallis see pall tuleb, sa pead hetkega midagi tegema, sa pead hetkega otsuse vastu võtma, et sa ei saa seda kinni püüda või siis jalale võtta ja mõelda, et stopp mehed, et teeme uuesti, et nüüd sai aeg läbi, Olari Venno nii-öelda natuke Võrru sisse ostetud legionäär nii-öelda tänase turniiri mõistes, et nagu ma siin veel kord mainisin, et paar-kolm meest Võru meeskonnast on puudu, et siis Olari on nii-öelda Tartu poiss, aga sellistel üritustel tavaliselt on see nagu ma eeldan, et natuke ikkagi lubatud, et tähtis ei ole nüüd see, et ajada näpuga järgi, kellele, kus on sünnitunnistus välja antud, et tähtis on see, et meeskond oleks konkurentsivõimeline ja meeskond saaks nagu väljakule tulla. Võrul tundub on selgeid selliseid probleeme servi vastuvõtuga, et tõenäoliselt tänu sellele siis sellise paaripunktise tasavägise alguse korral on nüüd Rakvere saanud päris soliidse edumaa, +5 punkti ja seis Rakvere poolt vaadatuna on 8-3, et igati korralik algus Rakvere poolt. Tean, et Saaremaa meestel mõlgub meeles ka nüüd siin millalgi on ta siis aasta, 2-3 pärast organiseerida ikkagi oma nii-öelda meeskond, et osaleda siis Schenker-liigas, et täiesti kiiduväärt idee loomulikult, seda teostada on nüüd palju raskem kui valmis mõelda, aga vähemalt selles mõttes nagu julged mõtted ja miks mitte nendega edasi minna, sest et võtame siin viimaste aastate jooksul vaadates Schenker-liiga meeskondasid, vaadates Eesti koondist, et Saaremaalt pärit või siin nii-öelda oma esimese võrkpallihariduse saanud mehi on arvestatavalt või tähendab arvestatav hulk, ja jälle Kaarel Pomerantsi hea serv, Võru selgelt raskustes, nüüd otsitakse tugevdust vastuvõtule, et Võru peab selle korda saama jah, et Rakverel nüüd natuke tõsisemad vastupanu hakata osutama, et praegu kulgeb küll Rakverel kõik väga soovitud suunas, ja Martti Juhkami väga ilus selline lahendus, raske tõste, kahene plokk, tõste natuke madal, ehk natuke võrgu peal ja osavalt lükatud taha nurka ja seal Võru kaitse ei suutnud seda olukorda nagu lahendada ja praegu Pomerants seisab kaitses väga hästi, mitmendat korda järjest juba, et nüüd üle pika aja siis Võrule punkt ja Võru poolt vaadatuna 40 seis. Ja Juhkamilt järjekordne hea rünnak, et vaadates nüüd siin natuke lähemalt Rakvere meeskonda, et number 10 Rannar servimas jättis paar aastat tagasi siin sellise väikese vaheaasta, aga õnneks mees tuli võrkpalli juurde tagasi ja praegu Tallinna Selveris, et mänguaega ei ole nüüd jagunud kindlasti võib-olla nii palju, kui oleks nagu vaja olnud, aga Reimo on selline nii-öelda antud hetkel Selveri poolt vaadatuna selline rollimängija, et on löönud servi, nagu ka eelmine serv väga hea, jälle Võru selgelt raskustes, on sisse vahetatud ploki tugevdamiseks, on mänginud ka selliseid nii-öelda täismänge, ei ole
millegi negatiivsega vahele jäänud, et on oma asjad kindlasti ära toitnud. Noh, Martti Juhkami, veel üks Selveri mängija, kes kandis sellel hooajal väga sellist otsustavat rolli, et ja tähendab väga edukalt, et need inimesed, kes jälgisid neid finaale TV6 vahendusel, et seal selgelt Martti Juhkami roll tõusis väga jõuliselt esile ja täpselt samamoodi poolfinaalid TTÜ vastu. Siis on Kaspar ja Kaarel Pomerants, et vennad, üks on libero, üks on nurgaründaja, et Kaspar Pomerants on ka lülitatud Eesti universiaadikoondisesse. Universiaad toimub siis Venemaal, Kaasani linnas ja seltskond on igati austust avaldav, et Eesti alagrupis on korraldaja Venemaa, Ameerika Ühendriigid, Lõuna-Korea, Valgevene, Eesti meeskond ja siis Hong Kong, et kes viimane mainitu tõenäoliselt peaks olema siuke alagrupi outsider, ja Venemaa selge liider, aga teised on tõenäoliselt sellist tasemelt ühte jalga käivad meeskonnad seal, et saab kindlasti tulema väga huvitav turniir ja tegelikult selle eesmärk ongi, et nüüd need koondise mängijad, kes on vähem mänguaega saanud ja uustulnukad, keda siin on valitud, et saaksid korralikke heatasemelisi nagu mänge. Aga praegu selles mängus Rakvere plokk toimib, nüüd Tammelt võrguviga, Rakvere serv toimib, vastuvõtt toimib, sidemängijal baasil ei ole olnud siiamaani probleeme, nüüd see Võru plokki natuke lahti harutada, et ründajatel kergem oleks, et Pokker servimas, vasakukäeline noor sidemängija, et on ka Eesti noortekoondise ringis olnud, et ja Võru on siin tasapisi oma selles mõttes mängukindlust tõenäoliselt taastamas, kuigi seis on endiselt nende poolt vaadatuna keeruline, et uuesti Pokkeri serv. Rakveret normaalne vastuvõtt. Ja tehniline apsakas. Number 12, Harri Palmar, Rakvere keskblokeerija ehk esimese tempomängija. Mänginud tubli hooajaga ka Schenker-liigas, nüüd serv ebaõnnestub. Pool meetrit auti ja Võrul uus võimalus seisu vähendada. Ja see peaks hakkama siin juhtuma muidu, kui selline enam-vähem samasugune 6-punktine vahe seisab ja Rakverel hakkab olema juba 20 punkti või üle 20, seal mõned punktid, siis see järgi võtmine läheb järjest raskemaks, et aga praegu Võru suutnud vahe vähendada 5 punktile. Kajar Kivioja servimas. Ja teine tehniline time-out. Et ega siin treeneritel tõenäoliselt väga ja taas tagasi väljakule mehed varsti saabumas on. Teine tehniline time-out on läbi, et 10-16 Võru poolt vaadatuna seis ja seda selles mõttes esimest game'i on iseloomustanud selline Rakvere suhteliselt korralik serv ja Võru ei ole suutnud seda vajalikul tasemel vastu võtta ja sellesse vahe on nagu hakanud siin tekkima, et viimastel punktidel natukene
Võru on seda vahet saanud küll vähendada, aga ikkagi see on 6-punktiline, endiselt nüüd 5-punktiline, aga samas nägime, et ikkagi vastuvõtuga suudetakse Rakvere poolt siis Võru võrgust kaugele saada ja sellise 2 ploki vastu võitlemisel on alati omad ohud, omad sellised miinused ja nüüd on Rakvere teinud topeltvahetuse, ehk Ivo Järvala on sidemängija rolli tulnud, et võrkpallisõbrad mäletavad Ivo Järvalat kindlasti sellise hasartse mängijana nii saalis kui ka rannas ja väga pikka aega on figureerinud Eesti võrkpallielus, et ja nüüd jälle ühene plokk ette tehtud Järvala poolt. Võru suutis pidurdada, nüüd on päris pikk pallivahetus, et nüüd ebaõnnestunud tõste Bobby Pokkerilt, et selline tehniline viga, et sellised pikad pallivahetused annavad see võistkonnale, kes selle pika palliralli nagu võidab, et seal on ikkagi selline suht korralik emotsionaalne laeng, et seal on ju mitu korda palli üles toodud kaitses, mitu korda püütud rünnata ja lõpuks, kes selle punkti teenib, et see vahel võivad sellised pikad pallid siin geimi lõpupoole määrata võib-olla geimi saatusegi, aga jälle tuntud stsenaarium, Rakveret hea serv, Võrult ebaõnnestunud vastuvõtt ja vahe on jälle kärisenud 7 punkti peale, et seda geimi päästa muidugi on keeruline. Keskelt rünnak Treialil napilt auti, pall ehk jäi natuke madalaks, et Võru poolt võetud tehniline time-out, et ega Võru treeneritel ei ole siin selles mõttes suurt midagi rääkida, sest retsept on lihtne, mida teavad treenerid, kindlasti teavad seda ka mängijad, et antud juhul on see mäng ja see geimi tulemus, mis meil siin praegu tablool on, et seal on üks suur ja selge põhjus, et ebakindlus servi vastuvõtul ja kui selline tähtis element on ebakindel, see kandub võib-olla see ebakindlus ka sellistesse teistesse elementidesse, on see siis sidemängija tõsted, ründajate rünnakud ja nii edasi, et praegu tundub, et Rakverel kõik sujub, Võrul mitte ja plokk Juhkami poolt ja 20-11. Kaarel Pomerants servil, jälle planeeriv ja jälle hea serv, ebaõnnestunud vastuvõtt, 3. plokk ja tulemus käes, pall Võru poole peal tagasi, et Võru treenerid otsivad siin aktiivselt vahetustega rütmi muutust ja võib-olla otsivad ka kindlamaid mängijaid, kes suudaks selle servi vastu võtta, sest veel kord rõhutan, see on praegu ainuke süü, miks see 10-punktine vahe siin tablool on, et natuke lühem serv, jälle palliga võrgu peal, Võru sidemängija ei ulata seda korralikult tõstma ja nüüd natuke Rakvere poolt kehva tõste, aga pall käib ilma rünnakuta üle võrgu, ja nüüd Ivo Järvala tahtis võib-olla liiga kiiret Martti Juhkamile teha, et jäi selgelt madalaks ja Martti proovis seda nii-öelda maha hanitada, aga pall napilt audis, punkt Võrule. Kevin Kaaristo. Kaspar Pomerantsi vastuvõtt. Natuke vastuvõtt välja, Järvala tõstab 2 peale, võib-olla tõste võrgust välja ja Rakvere rünnak audis. Harris Puussepp selle autoriks. Uuesti Võru serv. Ja nüüd saavad Rakvere mehed tunda oma nahal seda, mida on Võru praktiliselt terve geimi tundnud, et ehk servi vastuvõtu probleemi, et vaatame, kas otsitakse veel tsoon 1 ehk Kaarel Pomerantsi, et jah, sinna see serv tuleb. Nüüd Pomerantsilt vastuvõtt, Juhkami 2 ploki vastu ja Treiali plokk. Nii. Nüüd läks plokist auti. Punkt ikkagi Rakverele. +8. Rakverel vahetus.
ja Rain Laanemets väljakule. Ranna reserv, Venno korralik vastuvõtt ja Võru sidemängija poolt ühe vastu mängitud ja Venno ise plokist out'i ja ka ise servima. Aarel Pomerantsit ilus vastuvõtt Juhkamile ühese ploki vastu ja tugev rünnak. 1-1 vastu on ikkagi, kuigi teoorias peaks olema võimalused võrdsed, aga ikkagi loetakse, et ründajal on eelis, sest et üksi blokeerida ründajat, et peab võtma seal selles mõttes kindlasti teatud riske või siis läbi nägema, kuhu tahab ründaja lüüa ja praegu sisuliselt Juhkami üksi blokeeris Kevin Kaaristo löögi. Rakvere uuesti servimas, esimene gamepall. See on jah päris naljatades läinud Rakverele päris kergelt ja Kaspar Pomerants hästi valmis selle Võru sidemängija teisest pallist üle lükatud palli mängimas ja nüüd Rakvere eksib lihtsalt rünnakul. Teine gamepall ja tõenäoliselt aja küsimus, millal Rakvere selle game'i lõpetab. 1 punkti vaja ainult. Treial servimas. Hea tugev serv. Järvalal tõstega raskusi. Ja see pall oleks võimalik nüüd olnud küll üle lükata, aga ju siis sellel seisul natukene tähelepanu Rakvere meestel on nagu hajunud ja ootavad seda viimast punkti, et arvan, et seisul 23-23 oleks sellele pallile järgi mindud ja löödud see üle, aga Treial eksib servil ja sellega on esimene game lõppenud. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Ela kaasa oma lemmikspordialale. Triobet Live TV's kokku üle 8000 erineva spordivõistluse otseülekandena sinu arvutiekraanil. Ja meieni on siis jõudnud esimese game'i statistika, et selged vahed on siin plokis, et Võrul ei ole nüüd nii-öelda ühtegi punktiväärilist plokki ja Rakverel on neid tervelt 5. Rünnakuprotsent on ka
Võrule nii-öelda 10 või vabandust, Rakverele 10% parem, et see on ikka selge paremus, et seal jah, peavad olema teised elemendid siis kõvasti aitama, kui sul on 10% rünnak nõrgem vastasest, et siis nagu seda võrdsust üleval hoida ja siit jah, kuskilt maalt sellist asja ei paista, et aga üllataval kombel, et kui suutsin siin laita Võru vastuvõttu, et siis selgus, et Rakverel on see veel kehvem oli, kuigi visuaalselt tundus siin täiesti teistmoodi, aga jah, et siit näeb see rünnaku olulisus, et veel kord 10% paremus rünnakus, et see selle game'i ja pluss need 5 vastuseta jäänud plokki Rakvere kasuks, et see tõenäoliselt määras selle game'i saatuse päris kindlalt, selle võitis Rakvere. Ja on läinud esimene game käima, 2-0 on Rakvere juhtimas Juhkami servil ja vaatame, et Võru peab jah siin nüüd saama oma asjad palju paremini toimima, et Juhkamit servib viga. Ja koormuse poole pealt siin, kes on Valmari ilus rünnak keskelt hetkel ja koormuse poole pealt on siin Võru poole pealt Olari Venno 9 tõstet ja väga efektiivselt neid tegelikult realiseerinud 55% ulatuses, et see on nurgaründajale väga korralik rünnaku efektiivsus, et reeglina nurgaründajad, kui püsivad seal 40-50 vahel, et siis on see selles mõttes nagu võib rahule jääda, aga kui hakkab üle 50 minema, siis on ikka nurgaründaja teinud väga kõva mängu. Ja Võru poole pealt on siis Rauno Tamme 6 tõstet saanud, 6 rünnanud ja efektiivsus 50 ehk ka väga tipp-topp. Aga seis võrdsustanud ja praegu 4-3 Rakvere eduseisus. Ja Rauno Tamme servima, et Võru on siin saanud 3 punkti, millest on tegelikult 2 on olnud nüüd Rakvere servivead, et kas jah, Rauno Tamme läheb planeeriva servi peale, et tõenäoliselt treener on tahtnud sellist pööret, et vastane võtab mänguga need punktid, mitte otse omast eksimusest. Praegu Võru meestele raske tõste, Venno läks seda kätest lööma, lõi out ja ka Rakvere plokk võrgus ehk siis seis 4-4 Võru poolt vaadatuna. Ja Treial servima. Servi viga. Kaarel Pomerants. Planeeriv serv. Ja miks mitte, see tõi eelmine game selles mõttes tuntavalt edu Rakverele. Nüüdki vastuvõtt jääb 3 meetri peale, sidemängija tõstab selle tsoon 2. Tsoon 1 ja sealt viga. Nüüd on siis Treial on pandud diagonaalründaja asemele ehk esimese tempo meestest esimese tempo rollist on ära võetud ja nüüd ebaõnnestub Võru sidemängija tõste, ja kedagi pole seda palli üle aitamas ka, et Rakvere 3 punktiga ette saanud, Pomerants jätkab servimist. Uuesti planeeriv serv ja nüüd läbi Trossi õnnega pooleks jälle punkt ja tehniline time-out.
Ja tehniline time-out on kohe läbi saamas tänastest kohtunikest. Meris Merilaine Pärnust on siis esimene kohtunik ja Aare Keel Kuressaarest teine kohtunik. Mehed platsil, Pomerants jätkab servimist. Et kui me siin enne teise game'i algust rääkisime natukene rünnakutest, et tõime siin need 2 nurgaründajad, kes on siis saanud kõige rohkem tööd ja suhteliselt eduka protsendiga neid nagu realiseerinud, siis teiste nii eriti Võru poole pealt, teiste ründajate selline abi efektiivsuse poole pealt on jäänud natukene kesiseks, et kui on peaks olema tegemist võrdsete vastastega, et kui üks mees seda mängu kindlasti ära kallutada ei suuda, et ühe mehe teened võivad võib-olla välja lüüa siis, kui on serv või kui on seis 23-23 ja lööb seal lõpus 2 head servi või teeb 2 väga head rünnakut, et praegu Rakvere tõste Juhkamile natukene ebamugavaks jäi, aga Juhkami anitas selle ilusti ploki taha maha, ja Rannar servimas. Vennolt hea vastuvõtt Pokkerilt tõste Treialile ja Treial Rakvere plokist lööb selle palli outi. Martin Lukka servima. Et on noormängija, mängib Võru spordikoolis U20 vanuseklassis, et Pomerantsilt hea vastuvõtt. Paas tahtis ise otsustada, aga natukene ahneks läks, et võrk oli kõrgem kui arvata, et sidemängija sellise rünnaku oma peale võtmisega on igal treeneril mõnes mõttes omad arvamused, et mõni treener soosib, kui on sidemängija hästi aktiivne, ehk siis nii-öelda tõste asemel püüab seda palli ise rünnata või vastase poole peale maha visata ja teine treener soosib ka seda, aga on sidemängijale nagu selge nõudmine, et kui sa seda asja teed, siis see peab olema hästi tehtud ja väga tulemuslikult, et nagu iga mees jääks nagu oma liistude juurde rohkem, aga praegu Treialilt järjekordne edukas rünnak ja seis on 9-10, et Rakvere on nüüd oma sellise +4 eduseisus natukene järgi andnud, et tuleta meelde, juhtisid 8-4 seda teist game'i. Pomerants loeb hästi mängu, Paas tõste Juhkamile 2 ploki vastu ja outi. Ja tablool viik. Ja Rainer Vassiljevil ei jää muud üle, kui aeg maha võtta ja nüüd natukene nõu pidada, et ega Rakvere või Võru ongi oma punktid teeninud siin, viimased punktid teenid nii-öelda Rakvere rünnaku vigadest, et loomulikult igal veal on ka oma põhjus, et on see siis Võru plokk, kes on siis platsi hästi ära katnud ja ründaja püüab sellest plokist mööda minna, et ei ole saanud seda palli väljakule või on väikesed hooletuse vead, mis iganes, aga jah, ilma põhjuseta ei juhtu siin nagu midagi. Lukka uuesti servimas, planeeriv serv. Pomerantsilt väga hea vastuvõtt, uuesti Juhkamile 2 ploki vastu ja nüüd Juhkami ei eksi. Et praegu vaadates Rakvere selliseid viimaseid 4-5 tõstet, et Võru plokk suhteliselt hästi on lugenud seda, et 2 mehega ollakse alati ees ja praegu Rakvere võimalus minna seda juhtima jälle 2 plokk, aga Juhkami lahendab selle Rakvere kasuks ja +2 Rakverele. Et nüüd Rakvere sidemängija võiks kasutada esimest tempot, sest Võru mehed on jätnud
ja antenni löök ja punkt Rakverele. Ehk võiks kasutada Rakvere esimest tempot, sest et Rakvere Võru keskblokeerijad on jätnud nüüd Rakvere tempo ründajad päris tähelepanuta, et jalutavad juba varem sinna nurkades eriti Juhkamit blokeerima, et vaatame, kas treeneri pingi pealt tuleb selline käsk ka, ja praegu Rakverelt hea kaitse, Pomerants tõi raske hanituse üles, tõste tsoon 4 Juhkamile, 2 ploki vastas, Martti on realiseerinud siin juba viimased 3 tõsted kindlasti veatult, kui mitte 4. Võrgult time out, et jälle -4 peale läinud, et selline seeriatena käib selles game'is nende punktide jagunemine, et Rakvere võtab, Võru tuleb jälle Rakvere +4 peale, et vaatame, kuidas see asi hakkab siit edasi minema, et aga selles mõttes palju aega ei ole, et Rakvere poolt vaadatuna, et 6 punkti pärast on juba hakkab game'i lõpp lähemale tulema, ehk siuke 20 punkti ümber, et seal on sooritustel ja eriti positiivsel sooritustel väga suur väärtus, et praegu Võru sidemängija suutis 1 ploki vastu ründaja viia rünnakule ja plokist pall out'i. Realiseerijaks Kivioja. Bobby Pokker, serv Pomerantsilt hea vastuvõtt, ühese ploki vastu ja nüüd on harva nähtav olukord, kus väga hea tõste ja ründaja lööb pallist totaalselt mööda, et vist isegi ei puutunud, kui siis napilt, et seda iga päev ei juhtu. Pomerantsilt hea vastuvõtt, Juhkamile 2 tsooni ja plokist pall out'i. +3 Rakverele. Juhkam ise ka servimas. Et eile meest tabas, ehk siis Martti Juhkamit tabas selline kõhuviiruse moodi asi, mis tegelikult siin mööda Eestimaad juba päris pikalt ringi liigub, kui nüüd tegemist on sellise viirusega, ja Juhkamilt ei olnud tugev serv, arusaamatus, et Võru vastuvõtjatel eeris ja teine tehniline time out. Ja teise game'i teine tehniline time out on kohe läbi saamas, et mehed platsile tulemas, silmailu läheb ära. Ja nüüd hakkab game'i otsustavad momendid õige pea lähenema, et Võrul peaks olema nüüd hea suunatud serv, ebaõnnestunud vastuvõtt ja Kaarel Pomerants realiseerib kindlalt temale pakutud võimaluse sidemängija poolt ära, ehk siis pikipiiri palli plokist ilusti mööda ja Rakverel +5 ja Juhkamid jälle suunatud serv, tsoon 1, Pokkerilt tõste 4. Ja Treial võitleb 2 ploki vastu, et on raske ja Rakvere plokk on edukas, ja Võru kasutab oma teise time out'i, pooleminutilise time out'i ära, et midagi peab ette võtma, et ei ole nüüd Mett rahul siin oma meeste sellise, võib-olla rohkem sellise olekuga, et natukene lipp on pooles vardas praegu, et
see üritus ja see turniir on ju selline, kus saab nagu sellist vaba mängu näidata, kõiki oma emotsiooni näidata, et seda peaks nagu mehed hindama, et selliseid hetki, kus sa saad olla platsil, näidata vabat mängu ja võib-olla kus tulemus ei ole nüüd nii tähtis, et ta on ikkagi selline show moodi üritus ja meeldiv, kus igaüks saab siis oma hetkel paremat sellist sportlikku taset näidata, et häbeneda pole nagu midagi, et ikkagi hooaja lõpust on juba siin kellel nädal, kellel 2, kellel 3 nädalat möödas, kellel veel rohkem, et see on arusaadav, et peale pika hooaega see sportlik vorm ei saagi väga hea olla, aga seda vabamalt võiks nagu tegutseda, aga loodame, et siin Võru suudab veel vähemalt selles skeemis hambaid näidata ja hea serv Kiviojalt, Uusküla vastuvõtt Võrgu kohale ja seal ei olnud Võru meestel probleem seda ületulevat palli punktiks realiseerida, ehk +4 veel, aga nüüd ebaõnnestunud serv ja nüüd tasapisi hakkab Võrul kiireks minema, et siin lähima 3-4 punkti jooksul peaks ikkagi siin Võru poolt midagi juhtuma, et muidu see 25 tuleb väga kiiresti kätte ja Rakverel võimalus seda mängu 2-0 juhtima minna, et nüüd on siin rida vahetusi toimunud. Rakvere poolt Laanemets sisse ja Võru vahetuse magasin siin maha, kui siin oli üldse vahetus number 16 vist on tulnud platsile, et Jarek Jänes taha liini tõenäoliselt tugevdama, et ja Rakvere plokk töötab hästi, et seekord Olari Venno jääb sinna kinni, et Rakverel 20, Võrul 15, muutusi pole veel märgata. Tamme servimas. Võrult natukene ebakindel vastuvõtt. Olari Venno lööb selle plokist outi. Nii, Treial võimeline lööma tipp-top servi, Võru poolt vaadatuna -4, et nüüd tuleks selle serviga riskima hakata, et ega siin kaotada enam midagi pole ja tõenäoliselt seda Treial lööbki tugeva servi, Pomerantsilt väga hea vastuvõtt, tõste jääb lühikeseks ja Rakvere plokk ja blokeerijaks Rain Laanemets, teine plokk järjest, kui ei eksi. Et ilusti korrektselt hoiab käsi ja selle eesmärgiga, kui pall sinna sisse tuleb, siis läheb ka õiges suunas tagasi ja endiselt Võru hädas servi vastuvõtuga Treial osavalt pikipiiri toimetab selle palli Rakvere väljakule. Nii, Venno serv, täpselt samamoodi võimeline lööma tugevat servi, et tõenäoliselt mees riskib. Ei, läheb planeeriva peale. Uusküla raskustes, tõste Juhkamile ja Juhkami realiseerib 2 ploki vastu ära. Et selles mõttes Rakverel siin geimi lõpus on seis nagu tipp-top, et Juhkami on antud hetkel eesliinis ja vähemalt teise geimi teises pooles on küll realiseerinud omale antud võimalusi minu arust 100%, et pead tulid siin geimi alguses. Ja Treial uuesti kerge löögiga, eks seal natuke õnne ka oli, ploki vahelt see pall läbi läks ja keset Rakvere väljakut, et Võrul järjekordne võimalus. Lukka võetakse välja ja sisse tuleb siin numbrit pole näha, number 11, Sten Maask, et
tõenäoliselt otsitakse siis head servi või head kaitsemängu, et eks see kohe selgub, et Juhkamilt hea vastuvõtt, uuesti tõsta Juhkamile ja nüüd Juhkami üle pika aja eksib, et pall läheb pikaks plokki puutumata. 19-22, no Võrul oleksid hädasti vähemalt ühte punkti, vähemalt veel vaja, et loomulikult mida rohkem, seda uhkem, et uuesti Maaski serv Rakverelt vastuvõtt, Tamme ründab uuesti Rakverel võimalus Uuskülale taha liini ja plokist põrkab see pall väga kaugele, et tsoon 6 kaitses mängiv Olari Venno ei suuda seda palli päästa, ja tagasivahetus. Et Maask tegi oma töö ära, et saadi punkt lähemale, et ja arusaamatus Rakvere kaitseliinis, et Võru oli raskustes. Bobby Pokker pidi selle palli üle toimetama, aga see oli nüüd siuke kommunikatsiooni küsimus, et kes seda palli mängib, kas Pomerants või Uusküla. Tulemuseks pall maas. Ja serviga on sihikule võetud selgelt Tanel Uusküla, et on ebaõnnestunud nendes vastuvõttudes, et aga nüüd õnnega pooleks see pall ikkagi on veel mängus ja Treial ründab pall Võru poole peal, uuesti Treialile tõste ja uuesti rünnak ja nüüd ei eksi. Ehk 21-23, et kiire on Võrul, et veel on seis on jama, et siit peaks 2 punkti saama, 2 punkti, et siis on selles mõttes nagu asi võrdne ja nüüd ebaõnnestunud vastuvõtt ja Võrul võimalus. Ei tule Treialile. Tõste 4, et ma arvan, et see oli nüüd Treimaa poolt küll natukene vale otsus, et esiteks Treimaa pole sidemäng ja seljaga tsoon 4 poole tõstab selja taha. Ei ole tema amploa, Treial ootas palli 2 peal, kusjuures sinna oli Treimaal kindlasti lihtsam tõste ka ja tulemuseks on siis Rakverel esimene game pall, mida veel ei õnnestu enda kasuks kallutada. Treimaa rünnak keskelt ja punkt Võrule. Jarek Jänes servimas. Teine game pall Rakverele. Kate tehakse Uuskülale, kas serv läheb sinna. Ülevalt vastuvõtt natuke kiireks läheb. Tõste Tammele. Ja Rakvere ei saa seda palli kaitses kätte. Võru plokk töötab korralikult, et võib-olla praegu Kaspar Pomerants tuli natukene liiga palju sinna võrgule liiga lähedale seda palli julgestama, et tagaliin jäi tühjaks, et aga neid otsuseid on pahatihti selles mõttes nagu raske teha, et loomulikult kui võistkonnal on selles mõttes hästi paika pandud distsipliin, et kes kuskil julgestamise korral on, et siis tõenäoliselt on sellised nii-öelda plokist tagasi tulevad pikad pallid sinna tahaliini, et need ikkagi libero suudab need sealt üles tuua ja sidemängile kätte toimetada, et oma meeskond saaks rünnata, aga 3. game pall minu arust Rakvere poolt vaadatuna, et kas serv läheb nüüd Uuskülale, et nad Rakvere võiks Uusküla katta. Hea vastuvõtt, Palmar keskelt, ei jää pall maha, tõsta Juhkamile tahaliini ja et Juhkami on selle kõva game'i mänginud suhteliselt efektiivselt ja nüüd ka väga otsustava palli jälle realiseeris, aga lähme väiksele vaheajale. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Pane
näiteks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame, valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Ela kaasa oma lemmikspordialale. Triobet Live TV-s kokku üle 8000 erineva spordivõistluse otseülekandena sinu arvutiekraanil. Algamas kolmas game, 3.–4. koha mängus vastamisi Rakvere ja Võru. Teise game'i statistikast, et nagu siin ka tabloolt näha, et Rakvere paremus oli siin 2 punkti, siis Võru on tõstnud oma rünnaku efektiivsust, mis on siis 44 ja Rakverel 46,2, et ehk siis 2% vahe ja kajastub kohe ka tablool, et mida on nüüd Rakvere omakorda suutnud kõvasti tõsta, on servi vastuvõtted sisuliselt 62%, et pole paha. Võrul on jäänud see samaks 42,9, et siis Võru selles game'is samamoodi natukene ebakindel selles elemendis, et aga plokid 4-1 Rakverele ja sealt lõpus veel kord see vahe, 2-punktine vahe on olemas, aga reaalsus. Nii, esimene pall kolmandas game'is päris korralikult tööle läinud, Võrult tugev rünnak, Pomerantsilt, Kasparilt hea kaitsemäng, tõste tsoon 6 Juhkamil ja Võrult omakorda hea plokk ja punkt Võrule, ehk siis häid sooritusi kohe nähtud siin paar tükki korraga. Tamme üritab hanitada, Võru plokk aitab selle ülesse ja Treial püsib endiselt diagonaali koha peal ja plokist pall auti. Võru 2-0 ees. Et eile teises poolfinaalis oli siin Rakvere 2-0 Kuressaare vastu ees, et vaatame, kas Võru suudab siin sama asja korda saata, mis Kuressaare nagu eile, et aga praegu näeme siin Trobikonda head kaitsemängusooritusi, et nüüd võib-olla tõste läks natukene ebamugavaks. Rakvere pidi palju üle toimetama, aga jätkub endiselt hea kaitsemäng mõlemalt poolt, et ei paistagi lõppevat, et kes see siis. Ja nüüd siis ploki vahelt
see pall Võru poole peale maha, et ploki vahelt tuleb pall on alati kaitsemängile selline natukene, kus nüüd ootamatu, aga selline ebamugav, et pallikiirused on tegelikult päris suured, et see reaktsiooni või see otsustamisaeg reaktsiooni näol jääb natukene, alati kipub nagu lühikeseks jääma, et praegu Treimaa keerab tsoon ühte, 2 ploki vastu keskelt selle palli maha ja 3-1 Võrule. Ei ole Rakvere poolelt veel Eivo Žuravljovi platsil näinud, et tõenäoliselt treener on otsustanud siis mängitada sellel turniiril nii-öelda kõiki mängeid anda võimalus ja mis iseenesest polegi nagu vale, et sellised mängud ei ole nüüd väga mõisa peale ja raha peale, et siin tahaksid ikkagi kõik mängumehed nagu kätt proovida, kes terved on ja 2-3 Rakvere poolt vaadatuna. Tamme servimas. Võrult natukene ebakindel vastuvõtt ehk just nii palju, et esimest tempot kasutada ei saa. Pomerantsi poolt hea kaitsemäng ja Rakvere lööb selle palli Võru poole peale, seal küll Võru liberool käsi all, pall mängus, aga Võru plokk võrgus. Rakvere viigistanud seisu 3-3. Võrult vastuvõtt natukene väljas, tõste nurka ebaõnnestub, Rakvere võimalus minna juhtima. Ja plokist Kaarel Pomerants lööb selle palli Rakverele punktiks. Tamme jätkab servimist. Ja seekordne serv võrku. Võrult libero välja, Treimaa servima. Treimaal on täiesti korralik planeeriv serv, et vaatame siin, keda otsitakse. Minnakse Kaarel Pomerantsile servi lööma, hea serv. Ja Kaaril ebaõnnestub ka rünnak, et läheb natuke pikipiiri see pall auti, et paarikümne sentimeetri jagu. Treimaa jätkab servimist ja 5-4 Võrule. Pomerantsi vastuvõtt madalaks jääb, tempot pole, Pomerants ise rünnakule, korralik rünnak, Võru hästi kaitses, Vennole tõste, Kaspar Pomerants kaitses. Rakvere toimetab 3. palli üle, nüüd on Võrul pall hästi käes, tõste uuesti Vennole ja Venno seekord plokk, et Rannari plokk, et on torganud minule vähemalt silma see, et sellist esimese tempo kasutamine on võib-olla natuke tagasihoidlik, sest et keskblokeerijad väga ei kipu tähelepanu siin oma otsesele vastasele nagu pöörama, et rajatakse see plokitaktika sinna nurkade blokeerimisele, et ja jälle järjekordne pikem pallivahetus, juhkamine, teine tõste ja Võru jaksab kaitses mängida. Tõste Vennole, ebaõnnestunud, lihtne pall, Pomerantsil vastuvõtt ja nüüd Rannarile keskele ja tulemus on käes. Punkt Rakverele. Kaarel Pomerants servil. Planeerib Vennole, Vennolt ülevalt hea vastuvõtt ja nüüd on tõste keskele ja Võru ebaõnnestub selles rünnakus, pall kaugele auti. Rakvere 2 punktiga ette saanud. Kaarel Pomerants jätkab servimist. Kas uuesti Vennole? Ei, seekord proovitakse Jarek Jänest. Tõste Tammele diagonaali ja Võrul Martin Lukka õigel ajal õiges kohas. Korralik plokk, punkt Võrule. Treiali serv. Väga tugev serv Pomerantsilt, tipp-topp vastuvõtt selle servi kohta ja Juhkami kätest pall kaugele auti. Ja esimene tehniline time out +2 Rakverele.
esimene tehniline time-out kolmandas game'is kohe läbi saamas. Et on läinud palju tasavägisemalt see game siin võrreldes esimese kahega, et kus on Rakvere olnud ees siin teises game'is 8-4 ja esimeses game'is, kui mälu ei peta, 8-3, et praegu vahe 2 punkti, Ranlar servimas Võrult ebaõnnestunud vastuvõtt, aga nüüd Venno realiseerib selles mõttes väga raske palli ära, et tegelikult nüüd Rain Laanemets, kes blokeerija, jäi nüüd küll natukene vaatama seda, nii-öelda ennustas, et ega sealt enam tõsteks ja pall ei tule, aga tuli tõste Vennole nurka ja seal oli üks plokk vastas ja Venno realiseeris selle ilusti ära. Aga Juhkam 1-1 vastu ei taba hästi pall out ja aga Rakvere õnneks plokk võrgus. Ardi Paas servimas, et Rakvere sidemängija, kes on see mäng kandnud siin põhiraskust, et Ivo Järvala teises game'is pall sees, pall piiri peal, piirikohtunik väga õigesti praegu näitab, et olemegi siin piirikohtunike nimed võlgu, et Mart Tiitsaar ja Tõnu Põldemaa on siis nii-öelda peakohtunikul ja võrgukohtunikul nagu abiks seda mängu selles mängus kohut mõistma, ja nüüd Treial eksib, et tasapisi on nüüd Rakvere saanud siin jälle 4-punktilise vahe, et Võrul number 14 Kevin Kaaristo puhkama ja number 8 on meil Kajar Kivioja, kes tuleb siis platsile. Ja kohe uuele mehele ka tõste Kaspar Pomerants ja kaitsemäng. Nüüd Pokker otsustas selle teisest Rakvere poole peale toimetada, et Baasil küll käsi all, et aga pall ei saanud sealt piisavalt tuult alla, et üles põrgata ja punkt Võrule. Martin Lukka servima. Pomerantsilt hea vastuvõtt. Nüüd Baas ebaõnnestub, tähendab tõste madalaks ja Laanemets ei suuda ka seda palli nüüd platsile toimetada, +2 Rakverele. Pomerantsilt vastuvõtt mitte kõige täpsem ja Tammelt 1-1 vastu löök auti, Võru on nüüd saanud siin Rakvere nii-öelda puhastest vigadest 2 punkti järjest, et kus ei ole vaja kätt külge panna sellele punkti saamisele. Hea serv, Pomerantsilt ebaõnnestunud vastuvõtt ehk sisuliselt äsja Võru on viigistanud selle mängu selles game'is selle seisu. Martin Lukka serv uuesti, et kas otsitakse Kaarel Pomerantsi, vastuvõtt kaugele, Tammele tõste ja Tammelt selline nõrk löök keset võrku ehk Võru on nüüd võtnud 5 punkti järjest ja läinud seda game'i 12-11 juhtima. Pahatihti, aga ütleme liigagi tihti on selline efekt selles, kui keegi võistkond on läinud 2-0 nagu juhtima, et alati ollakse hirmus hädas selle kolmanda game'iga, et see ei ole nüüd reegel, aga neid juhuseid on tegelikult päris palju, et tundub, et võistkond sel päeval või sel hetkel on nagu teisest võistkonnast igas asjas natukene parem, et on 2-0 juhtima mindud ja selline kolmas game on alanud ja kahe enam-vähem asi toimib, aga millegipärast ei ole sellist nii-öelda sellist viimast kirstunaela, mis sinna nagu sisse lüüakse vastasele, et lastakse vastane mängima ja praegu antud juhul see toimuski, et nüüd on Eivo Žuravljov toodud mängu ja endiselt Kaarel Pomerants vastuvõtuga hädas.
Ja praegu jätab Treima küll seal Juhkami 1-1 vastu, et mida ei tohiks jätta, et Juhkamil selle jaoks seda kvaliteeti kindlasti jätkub, et nendes olukordades enamus palli ikkagi positiivselt nagu ära realiseerida, et tugev serv ennalt hea vastu, et Võrumeestel 1 plokk ees ja Rakvere ploki kätest see pall auti lendab. Ehk 13-12 endiselt Võru juhtimas. Bobi Pokker servimas. Kaspar Pomerantsit hea vastu, et nüüd on esimese tempo tõste, et seal kahene plokk nagu vastas, et sidemängel jäi seal natuke ruumi väheks tegutseda, et plokk liikus ründajatega kaasa, väga tihe tundus see olevat, et praegu oleks, kui vähegi võimalus oleks olnud, et siuke tsoon 2 see pall tõsta, et aga ju see mängija ise platsil tunnetab kõige paremini, kuhu ta saab tõsta, kuhuni seda tehnikat jätkub, et sa võid ju tahta, aga kui sa tunnetad, et sa ei suuda seda palli kvaliteetselt mängida, siis on tark otsus see tegemata jätta ja proovida ikkagi ründaja viia nüüd nii heale positsioonile kui vähegi võimalik, et see punkt ära teenida ja Rakvere otsib abi Juhkamilt, Juhkami tagantliinist realiseerib palli punktiks 13-15 Rakvere poolt vaadatuna. Laanemetsa serv, Vennolt hea vastuvõtt Treialile tõste ja nüüd oli ilmekalt nagu see näha, et mida nii-öelda mõlema poole plokk reeglina on nagu teinud, et minnakse neid nurgaründajad blokeerima ja antud juhul tõste keskele ja täiesti tühi võrk ja rannaril ei olnud raskusi selle palli mahalöömisega. Uuesti Treialile pall ja Žuravljovi plokist muudab pall suunda, baas saab käe vahele, aga mitte piisavalt hästi. 16-14, time out, väike vaheaeg. Kolmanda game'i teine tehniline time-out 3 sekundi pärast läbi saamas. Rahvast on hakanud siin tasapisi kogunema finaalmänguks, et saarlastel siin au ja uhkuse küsimus täna mängus, et võimalus nii-öelda võrkpalli pealinna tiitel aastaks vähemalt endale saada, aga siin on kolmas game kulgenud võrdsete heitluses, et Võru meeskond servil ja juhtimas seda kolmandat game'i hetkel nüüd 1 punktiga, et jälle Reimo Rannari keskelt maha löödud pall, et tundub, et Rainer Vassiljev on andnud Hardibaasile käsu kätte kasutada nüüd esimese tempo ründajaid võib-olla natukene rohkem, kui siiamaani seda nagu tehtud on, et Žuravljovilt nüüd täiesti mõistetamatu serv, et selline tundus, et midagi ei klappinud tal seal selle servi sooritamisel, et kas siuke rütm või midagi teda seal nagu häiris, et selline imelik liigutus, et Rakverel hea vastuvõtt Kaarel Pomerantsile 1-1 vastu tõste 4 tsooni ja mees realiseerib selle 16-17. Pomerants ise ka servima. Serv Võru vastuvõtul selged raskused ja sisuliselt äss kohe otse vastuvõtus pall ka põrandal
ja tuuakse sisse Jarek Jänes tõenäoliselt servi vastuvõtu pärast ja kaitsemängu pärast, et vaatame, kuidas esimene vastuvõtt õnnestub. Täitsa tipp-topp Treialile 1-1 vastu Pomerants hästi kaitses ja Vennole tõste, Venno jätab selle reseerimata ja Kasparil käed alla, aga natukene läheb see pall lauti. Et Rakvere mehed nüüd Venno esimese rünnaku puhul siin jälle natuke ennustusid, et vaatasid, et mis seal nagu toimub, aga reeglina, kui te nüüd nagu mõtlete, et kui 9 meetri pealt jookseb hüppelt servi ja seda ei suudeta vahepeal reageerida ja vastu võtta, et siis kõrge pall seal 3 meetri peal, et sealt tuleb see mats ju veel kiiremini, et seda reaktsiooniaega on nagu veel vähem, et miks seda nagu blokeerima minna, et jäetakse tagaliini meestele kaitses seda mängida, aga see ei ole sugugi lihtne. Nii, 18-18 Rannar servimas ja Võrult hea vastuvõtt. Suravljov kaitses käed all, pall läheb, oli minemas, tundub, et teisele poole võrku auti, aga Bobby Pokker otsustas seda üleult tulevat palli rünnata ja see ebaõnnestus ehk punkt Rakverele. Nüüd Rannarilt hea serv, pall Rakverele, Juhkamile tõste ja mees realiseerib, otsustavad pallid kindlalt. Et Rakverel selles mõttes hea asetus ka, et Juhkam on jõudnud ette ja parajasti nüüd hakkavad geimi lõpu otsustavad punktid, et tõenäoliselt kõik kaitses kätte saadud, eriti kaitses kätte saadud pallid Rakvere poolt, et julgen ennustada, et siin 8-90% tõenäosusega, et kõik lähevad Martti Juhkamile, et on seal siis 2 või 3 plokki vastased, antakse selline rahulikum tõste ja mees saab ise oma meisterlikkust seal näidata, et ma arvan, et selline siin see Rakvere taktika on ja selles mõttes nagu täiesti õige, et ei ole mõtet hakata jalgratast nagu leiutama, et samas siin samas see on nüüd küll selles mõttes natuke lubamatu, et iidsetest aegadest teatud reegel, mille vastu eksitakse üllatavalt sageli, et meeskonnal on raske, treener võtab aja, et lüüa nii-öelda servi ja rütmi segamini ja oma meestele võib-olla nõu anda ja otsib nagu abi, ja siis tullakse platsile tagasi ja lüüakse nii-öelda selline serv nagu out, et ma saan aru, kui on selline hüppelt tugev serv, kästakse lüüa riskida, et seal tuleb ebaõnnestumine, aga see oli paha, jah. Sten Maask servil, Juhkamilt hea vastuvõtt ja tõste Juhkamile ja nüüd plokk ees, Rakvere suudab selle palli toimetada Võru poole peale ja kus siis Treial lööb selle palli maha, et 20-20 väga vajalik punkt. Arvan, et hea vastuvõtu korral tõsta Juhkamile 4 tsooni. Juhkamise võtab vastu ja nüüd Paas teeb seda teist korda järjest. Vist oli teises geimis, kus tahtis ka ise otsustada ja tegi seda täpselt samasuguse vea, lükkas selle palli nagu trossi, et väga valus. Nii. Palmar tagasi keskele, et seal Laanemets tegi tõenäoliselt jalale natuke haiget ja võib-olla Palmar on selgelt suuremate kogemustega ja tõenäoliselt ka mõnes mõttes kindlam mängumees geimi lõpus seda võistkonda tugevdama, et nii, 21-21, et Võrul väike eelis, võimalus rünnakust selles mõttes punkt teenida, et Hardi Paas servima. Servitakse liberole ja Treialile tuleb tõste ja nüüd Palmar väljakule, väga korralik plokk, jälle õigel ajal, õiges kohas, Rakvere punktiga peal. Võru treener on ennast ka püsti ajanud, et
taha kuidagi seda mängu ära lõpetada, et ja ikka treialile ja baas uuesti blokib, et ja nüüd tõste tsoon 4 ja Jarek Jänes suhteliselt lihtsa löögi paneb sinna Rakvere poole peale ja seda ei suudeta kaitses üles mängida, ehk et valus. Rakverele valus, Võrule väga vajalik punkt, 22-22. Pomerants vastuvõtt pall võrgus kaugel ja loomulikult Juhkamile ja Juhkame realiseerib selle palli, et Juhkam ise ka servima, et nüüd on Juhkami tagaliinis, et vaatame, kuidas hakkab Rakvere sidemängija nüüd neid kaitses üles toodud palle lahendama, aga Võru veel võtab mõtlemisaja. Ja see on viimane selles skeemis. Rohkem treeneril või tähendab time-out'e pole, et nüüd saab ainult vahetustega veel natukene mingit tempot maha tõmmata või siis tugevdada mingit asetust seal, et aga ei ole kindel, mitu vahetust Võru on teinud, et palju tal neid alles on, aga ma arvan mingi pooled ikka, et siuke 3-4 vahetust peaks olema alles. Juhkami serv, väga tähtis serv, mis mees teeb, kas läheb riskima ja tahab seda mängu ise ära lõpetada ja kallutada ja väga tugev serv liberole, sidemängi saab tõstetud Treialile, Rakvere plokk ees, kellele tõste ja keskele Palmarile ja realiseerib. Treima ootas selle vastu hüppamisega, hoidis käsi ilusti küll üleval, aga see kätesse pall siin ära lendas ja esimene matšpall Rakvere poolt vaadatuna, Juhkami servimas. Väga tugev serv, raske vastuvõtt, pall Treialile, pall võrgus kaugel ja nüüd läheb Suravljov sinna oma kaitsemängu oskusi näitama, viimasel hetkel mõtles ümber ja sellega tegi karuteene Juhkamile, kes ei saanud seda suht lihtsalt palli üles mängitud. Pomerants ja tõste Pomerantsile ja pall on maas ja sellega on siis Rakvere linnade arvestuses saanud 3. koha, Võru 4. Esimene, teine selgitatakse siin umbes 45 minuti pärast, aga praegu on Tipika kaamera all ootamas intervjuusid ja siirdume sinna alla. Aitäh teile! Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame, valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Rakvere võistkonna Kaarel Pomerants on siin ja kuidas mänguga rahul jäid, et tuli võit ja 3. koht sellel mõnevõrra ainulaadsel turniiril? No see on kõige tähtsam, et 3. koht tuli ja 3-0 võit, väga hea.
Kas kuskil jäi veel varu ka? No ma ei tea, võib-olla eile natuke, et eile Marti Juhkam ei mängida, et võib-olla seal oli väike varu, aga täna oli tähtsalt võit ära tuleb. Et eesmärk oli ikkagi finaali pääseda, jah? Ei, muidugi, et keegi ei taha kaotada. Kuidas iseloomustad sellist turniiri, kus siis 4 linnavõistkonda kohtuvad ja hooaeg on küll juba selja taga, aga kas näed ka mingit potentsiaali, et tulevikus võiks selline asi jätkuda? Ei, kindlasti väga tore üritus, et siin osadel on väike paus sees on lihtsalt, et see asi on natuke rabe see mäng, aga muidu täiesti vägev üritus. Kas Rakverel olid kõik paremad mehed kohal või oli veel ka varu, et keegi parimatest jäi eemale, kas vigastuse või mingil muul põhjusel? No võib-olla Elia Lulla, et teda ei olnud ja siis võib-olla Jaanis Sirelpoolt. Ta on küll treener hetkel, aga hooaja alguses ta mängis. Et väga suurt varu ei ole, aga kui järgmine aasta tuleb kutse, kas Rakvere on kohal? No, ma usun kindlasti. Aitäh! Kuidas iseloomustate seda turniiri, et küll Võru jäi 4., aga suhteliselt tasavägised mängud? Jaa, et olid küll tasavägised mängud, aga meile saab paljud mehed tulla ka ja siis tulime suhteliselt noore koosseisuga. Et võib-olla sellepärast teemegi 4. Aga mängisime nii, nagu oskasime. Kes olid võib-olla need mõned nimed, keda võiks nimetada, kes te lootsite, et tulevad, aga ei saanud tulla? Kristjan Tikaste ja Ats Vorm ja Madis Järveots. Ikka oli neid mehi. Et varu on, et kui Võru peakski järgmine aasta selle kutse saama, et siis olete kohal ja võib-olla veel tugevamas koosseisus? Ma arvan küll. Aga kuidas üldse sellist turniiri iseloomustad hooaja lõpus, et kindlasti oled ka oma meeskonnakaaslastega rääkinud, et kas näed potentsiaali sellisel üritusel peale hooaega? On ikka, niikuinii hooaega läbi ja sellist on ägedad üritused. Et palju rahvast on normaalne seltskond, siis on äge. Kuidas vastaseid hindad, et kas üks mees ikkagi oli nii palju üle, et lõhkus teie mänguga ära? Võib nii öelda küll, täna kindlasti. Suur tänu ja tegevust!